tere! Järgnevalt vaatame, kuidas LibreOffice'i abil andmeanalüüsi teha. Selleks on meil 10. klassi arvutiõpetuse tasemetööde tulemuste tabel, kus on siis 10 testi tulemused. On ka vastaja sugu, paralleelklass ja kool, kust ta on tulnud. Kõigepealt arvutame kokku punkti summa ja seejärel määrame hinde. Summa arvutamiseks on spetsiaalne nupp. Nüüd tuleb määrata ainult vahemik, mille alusel summa kokku arvutatakse ja vajutada Enter. Seejärel saame nurgast lohistada selle summa juba igale reale. Hindega on natuke keerulisem. Hinde jaoks kasutame sellist funktsiooni, mis tuleb meil sealt funktsiooni nupu alt. Ja selle funktsiooni nimi on lookup. Kõigepealt võtame summa reast punkti summa. Edasi olen teinud ühe tabeli, kus on tulemuste vahemikud ja nendele vastavad hinded. Võtame selle vahemiku ja siit lahtrist tuleb siis hinne. Kui me nüüd nurgast kinni võtame allapoole lohistame, siis me näeme, et siin tulevad vead sisse. Et neid vigu vältida, selleks tuleks fikseerida ära tulemuste ja hindetabeli lahtrid. Selleks tuleks siis lahtri rea ja veeru numbrite ette kirjutada $märgid. Kõige lihtsam on teha seda Shift F4-ga, siis nad tulevad automaatselt. Edasi saame juba õige hinde kõigile testi sooritanutele. Nüüd võiks veel kokku arvutada, mitu inimest ühe või teise testi positiivselt sooritas. Selleks summeerime read kokku siis ülevalt alla ja saime oma tulemused. Edasi vaatame statistilisi näitajaid nagu aritmeetiline keskmine, inglise keeli siis average. Hetkel saame ta siin kiirvalikutest ja see on siis kõikide punktide summa jagatud osalejate arvuga. Järgnevalt arvutame välja maksimaalse punkti summa, milleks meil peaks tulema 10. Järgmiseks võiksime välja arvutada mediaankeskmise, mis on siis selline suurus, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on ühepalju. Kui see on tehtud, siis leiame miinimumi ehk kõige väiksema tulemuse ja käib see kõik täpselt samamoodi. Edasi mood on siis kõige moodsam tulemus ehk kõige populaarsem tulemus, mida on siis kõige rohkem. Meil tuli selleks 8. Standardhälve on natuke keerulisem näitaja, mis siis näitab seda, kas tulemused on sarnased või on nad erinevad. Mida suurem standardhälve, seda erinevamad tulemused, seda suurem on see tulemuste erinevus. Ja meil tuli standardhälbeks siis 1,45 ja nii edasi. Nüüd võiks meid huvitada veel see, kui palju on testi mitte sooritanud, ehk siis kahelisi õpilasi. Selleks on selline funktsioon olemas nagu COUNTIF, millega saab siis kokku arvutada kõik lahtrid, mis vastavad mingitele otsingu kriteeriumitele. Määrame ära
vahemik, kust me otsime kõigi hinnete hulgast. Ja sinna tingimuse lahtrisse jutumärkide sisse kindlasti paneme siis on väiksem võrdne 2. Ja nüüd me peaksime kätte saama kõik kahelised õpilased, keda on meil 2 tükki. Andmete filtreerimiseks valime välja päise rea, andmete müüst, seejärel valime filter ja automaatfilter. Nüüd tekib iga lahtri juurde selline rippmenüü nupuke, kus saame siis vastavalt lahtrit sorteerida kasvavas või ka kahanevas järjekorras. Peale selle on võimalik filtreerida tulemusi ehk siis jätta välja mõningad tulemust, mida me ei taha näha. Hetkel vaatame ainult naisi näiteks või siis ainult mehi. Ja sellised siis filtrid töötavad. Nüüd, kui me tahame rohkem põhjalikumat infot ja kokkuvõtteid saada, siis on meil mõistlik kasutada liigendtabelit. Selleks selekteerime oma tabeli ala ja sealt samast andmete menüüst, kus me filtrigi leidsime, sealt valime liigendtabel ja loo. Esimese asjana võiks proovida teha hinnete kokkuvõtet, et kui palju mingeid hindeid meil oli. Selle asemel, et siin summat panna, paneme hinnete arvu. Ja saame, et 2-sid on meil 2, 3-sid on 33, 4-sid 44, 5-sid 21. Vaatame veel liigendtabeli näidet. Valime jälle tabeli välja. Võtame andmete menüüst loo liigendtabel ja võrdleme paralleelklasside punktisummade aritmeetilisi keskmisi. Reaväljale paralleelid ja andmeväljale paneme summa, topeltklõps summa peal ja valime siit keskmine ehk inglise keeli mean. Siin on võimalik veel täiendavaid seadeid määrata, filtreid lisada näiteks, või siis täpsustada seda tabeli ala. Meie seda praegu ei tee. Ja siit me näeme paralleelklasside keskmised punktisummad. Saame neid ka filtreerida, osad klassid välja jätta. Saame sorteerida ja selleks, et ülevaade nüüd oleks natukene mõistlikum, siis nii pika numbrite reaga meil pole midagi teha. Et siit arvu vormingu nupuga saame vähendada komakohti. 7,14 ja 7,54 on juba palju ülevaatlikumad numbrid. Teeme veel ühe liigendtabeli. Valime oma tabeli välja. Ja andmemenüüst valime liigendtabel, loo ja seekord reaväljale paneme kooli. Andmeväljale jällegi otsime nende koolide keskmist punktisummat, summa, topeltklõps ja keskmine. Ning seekord lisame lehekülje väljale veel õpilase soo ja vaatame, mida see muudab. Sobib. Teeme sellise tabeli, teeme ta natuke ilusamaks kõigepealt. Need keskmised numbrid jälle
ajame mõistliku pikkuse peale. Ja nagu näha on, siis siia kõige ülesse on meil tekkinud lahtersugu ja siit saame veel täiendavalt filtreerida nüüd välja, et kas soovime ainult meeste või ainult naiste tulemusi.